Tead mind täna ei kotiga, mis täna. Paneme lihtsalt kuradi intro peale. Kõik, kes eelmine nädal videot nägid, teavad juba, mis täna toimub. No nii, Marti. Oota, räägime sellest, et ma üldse tegelikult viimasel ajal olen üritanud võimalikult teemal hoida kiirtoidust. Mis tahes ikkagi ta tuleb sinu juurde. Ja üks hetk on see, et tahaks räiget purksi. Juustupurksi. Siin on sul, eks. Aga ma olen siis... Tänast ei ole see päev. Käisin siis eelmine nädal ühes kiirtoidu restoranis ja võtsin sulle siis ühe sellise lavashi sisse määritud mingisuguse kebabilise asja või tortillalise asja, siis ühe juustuburgeri ja mõned friikartulid. Ja see konkreetne eine on olnud külmkapis siis... Terves aega. Nädal aega, jah. Ennem, kui sa sööma hakkad, Marti, klatime ära ühe eelmise nädala võla. Nimelt lubasin välja loosida keha trimmiva T-särgi ja keha trimmiva T-särgi võitis Madis Mäesaar, kes kommenteeris alla tahan särki, sest olen niigi paks. Nii et Madis, kui sa vaatad meie saadet praegu, siis palun kirjuta mulle, Lauri Pedajale, otse Facebooki, ma võtan su aadressi ja saan sulle auhinna teele panna. Nüüd aga, Marti, palun, siin on sinu tortilla, juustuburger ja friikartulid, mis on nädal aega seisnud minul kodus külmkapis. Ma tahtsin just rääkida tegelikult nagu kujult, nagu sul ei ole mitte midagi juhtunud sellega. Absoluutselt. See on lihtsalt nagu see tundub nagu see on läbi vettinud. Ma ei taha seda sulle teha, aga selline oli kokkulepe. Selline nagu see, nagu kui me midagi lubame, siis me teeme selle ära. Ma olen burgeri peale. Vaatame nagu friikad. Ma kujutan ette, et siin tegelikult midagi, see on lihtsalt ära kuivanud. See on nagu, siin on lihtsalt mingi tärklis. See ei ole päris kartul. No, meeldiv ta pole. Ikka kindlasti mitte. Meeldiv ta pole, mitte kuidagi moodi seda nagu... Ma kujutaks ette, et kui ma oleks üksikul saarel ja mul oli tõesti mitte midagi süüa. Ma olen see oleks liiva pigem. Seda ma veel söön. Ma kujutan ette, et nagu selle... Võta ampsu, ära virise. Ma ise ei soovi kohe kindlasti. Rahulikult. Ja siin tuleb peale lennata, siin ei ole mitte midagi rahulikku nagu, Lauri. Ma annan sulle vett ka. Kuidas lõhnab? Saia lõhna nagu, sellel lõhnal... Ta on lihtsalt seisnud saia lõhnaga, siin ei ütleks küll, et midagi nagu lõhna järgi. Jaa, siin küll ei ole midagi valvasti. Võtame lahti, vaatame, mis ta siin. Ei, nagu kõik on täiesti korras, ilusti, noh. Annu proovi. You're my hero, man. Mälu. Sa ei ole see mõlta hakkab mul vastu. Jaa, ma tean. Ma siin kõrval juba olen. Alla julged neelata. Kirjelda maitse, mida sa oma suust tunned. Tegelikult nagu sai on saia maitsega. Burger on burgeri maitsega. Nüüd külm on. Aga liha? Kas liha ei ole läinud halvaks? Wow. Mitte midagi pole. Ma ei lihtsalt julge alla neelata, sellepärast, et nagu... Aga ära neela, sülita välja. Ma tahan, et sust oleks homme ka veel abi ja saaks juba veel mingeid asju teha. See läheb võib-olla natuke üle piiri. Lõpeta suu ära ja proovime siis seda tortillat ka. See näeb kõige naistim välja, ma ütlen selle kohe ära. See, et ta siin natuke kleepub ja siuke... Saad aru, see hakkab niimoodi vastu, nagu võtan siit selle väikse kanakese tüki. Ära kana küll see. Salmonelloos seal. Ei nagu, seda ei lähe. See ei ole võimalik. Ma ootan seda hetke, kuni me saaksime nagu teine kanda edasi neid lõhnu. Sest et reaalselt, kui ma patsutasin seda, siit tuli niukest nagu hõngu välja. Ma reaalselt oksendasin endale suhu ja neelasin selle alla. Ma ei tee nalja, see nagu tõsiselt, see oli nagu väga... Aga kui me räägime nagu burgerist ja nendest kartulitest, mitte midagi on viga. Ma kujutan ette, et tegelikult reaalselt nad on kõlblikud, ma võiksin süüa neid. Aga see mõte sellest, et see on nädal aega vana ja siin kõrval oli see niivõrd halvasti lõhnav asi, tekitas mul niukse tunde, et ma olin nagu mingi... Tõsi. Ma valmistan sulle ette siis järgmise. Nii, Marti, ma olen meie imearmsast köögist tagasi koos uue praega sulle. Komplekt on sama, friikartulid, juustuburger ja tortilla. Seda on mul näpud haisevad. Millegipärast see, mis oli nagu külmkapis, see nagu haises palju halvemini. See on ära kuivanud. Ta tahad nagu sellest apsu võtan, ne? No... Palun sülita see välja lihtsalt nagu... Ma pean sulle muidu külla tulema haiglasse, ma ei...
mul on siiralt hea meel, et ma seda asja ei kaotan nagu teisest. Ma ilmselt oleks see laud ja kõik stuudios. Mis praegu päästis või? Siis ma ammustasin jalapenosse. No see on vänge see... See nagu, ma sain nagu korraks nagu... Ja siis kui see jalapeno kadus ära on ju, siis ma tundsin seda nagu, seda kastet. See oli niukene nagu... No ma arvan, et friikartuleid on lihtsalt ära kuivanud. Ma julgeks öelda, et need on paremad kui külmkapis olnud. Jah! On jah? Aga sellega poolest ausalt ei neela. Ma pole selline tüdruk, ma ei neela. Kui saaks nagu soe juustupurk, ma paks hea meelega seda praegust. Aga pane siis külma nädal aega seisnud juustuburgerit natukene halvema Vaadake seda nüüd siis. Mis sul juhtus nüüd? Mida? Sa ei söö hapupurki või? Ei nagu, kujutate, kui sul mingi nädal aegast asja paned suhu ja siis üks hetk on mingi ligane asi sul käes. See peab natuke näha seda küll, jah. See on küll havak käinud. Mulle tundub, et siin võis lihaga oleks läinud nagu. Ja moral of the story is, kui te ostate endale süüa, palun sööge see ka kohe ära, sest et kui ta seisma jääb, siis ta läheb halvaks. Ta läheb päris kiiresti halvaks. Paneme selle asja siin kindlasti, ma tahan sellest kõigest siit lahti saada. Me peame kõik tuulutama, nii et homme näeme ilmselt teiega nagu, jah. Homme on jalgpalli kolmapäev. Homme on jalgpalli kolmapäev, jah. Homses osas. Liina saime rohkem asjas aru kui sina.